Ja mida terapeudid teevad, ma räägin kõike läbi iseenda, et mina aitan ju valgustada sellel inimesel, mis tema sees on, mis asi on see, mis teda kuidagi muserdab, mis teda kuidagi takistab ja me koos ju loome nii-öelda kondikava, et kuidas selle muutusega algust teha. Ja inimestel on see arvamus ka, et kui nad on psühholoogi juures, räägid oma loo ära seal mingi 50 minutit on ju, või mina olen ju regressiooniterapeut, et olen seal 3 tundi ära ja siis lähen uksest välja ja siis ei ole mitte midagi korras. Ma ütlen oma klientidele kogu aeg, et teraapia algab sellest hetkes, kui sina lähed siit kabinetist välja ja sa reaalselt hakkad muutustega tegelema. Ja aega tuleb anda ju. See mõttemaailma muutus on ju tegelikult nii suur. Ja näiteks, ma ei tea, inimesed tahavad võib-olla trenni tegema hakata või ostavad endale kõik uhked riided ära, aga mida nad ei tee, nad ei lähe trenni tegema. Küll leiavad kogu aeg vabandusi, et ilm on jama ja ma olen nii väsinud. Ja mina olen muidu selline, minu sõbrannad ju teavad minu pereliikmed, et kui mina midagi ette võtan, siis mina ka teen. Näiteks, kui ma olen mingid pikad vahetused tööl olnud ja ma tean, et mul on täna jooksupäev, siis ma lähen õhtul kell 8 jooksma. Isegi üks, ma ei tea, padu vihma sajab, et mina olen hästi järjekindel. Kui mina teen otsuse, siis mina viin ka selle välja või ellu, aga paljud minu kliendid, nad ei ole ju sellised. Et siis me käime need vabandused läbi, et mis siin tegelikult takistab.